Ma ei ole kindlasti demokraat, sest ettevõte on pigem ikkagi, ettevõtte juht või omanik on pigem ikkagi valgustatud monarh, mitte peaminister, kelle on parlament valinud ja kes peab vaatama, et kas ta populaarsus on millisel tasemel ja nii edasi. Et see on ikkagi valgustatud monarhia ja kuskil maal tuleb teha otsuseid, et näiteks mingisugused olulised tegevused liiga ära ei saaks nuditud, et seal oleks selgroog. Samas kindlasti ma ei ole nagu despoot või kes arvab, et kelle sõna peab alati viimaseks jääda. Kindlasti on töötajaid, kes sellele vastu vaidlevad. Aga see on nagu paljuski nagu selles kinni, et kes töötaja, kui professionaalne ta ise on, et me oma ettevõtluse nagu selle firmas ise nagu õhkkonna küsitluse tulemusel väga kõrgelt hinnatakse, saab peaaegu maksimumpunktid alati see, et kuidas inimesed hindavad seda, et kas neil on piisavalt tegevusvabadust, algatusvõimet või võimalust algatada, alati ise oma arvamus välja öelda, see saab väga kõrged punktid. Nüüd on küsimus, et kas inimesed oskavad sellega midagi peale hakata ja kas nad hindavad seda tegelikult, et neil on see vabadus. Sest et sõltub inimese kompetentsist, kui ta senikaua, kui inimene on kompetentne, on ta jube rahul, et tal on tegevusvabadus. Ja nii, kui ta ületab oma kompetentsi lae, siis ta ütleb, et aga kuidas ma saangi teha, keegi ei ütle mulle, et ma ei tea, mul ei ole strateegiat, mul ei ole visiooni, mul ei ole missiooni. Aga tegelikult on inimene oma kompetentsist nagu, siis saad aru, et ta on nagu sellest väljas, kui ta vajab käehoidmist ja vajab nagu Sest et ettevõtte kasvades tuleb neid tasandeid tuleb nagu järjest juurde. Kui sul on väike firma, kus sa oled ise kokk ja transamees ja direktor ja koristaja, siis kõik on sul siin peas, kõik on sul käe-jala juures, tead kõike, mis toimub iga päev. Ja. Sa võtad ühe töötaja tööle, tekib kommunikatsiooniprobleem, ja niimoodi edasi. Iga uue inimese tööle võtmine tegelikult vähendab efektiivsust selles mõttes, et tuleb mingi link tuleb juurde ja kahjuks ütleme, et 10 inimest ei suuda enam teha sama efektiivsusega, kui see oleks üks inimene. Ja alati puudub erineva ajalooline taust teadmine, et kas sa oled nagu teemas sees või ei ole. Ja nüüd nagu ongi, et nagu nende inimeste professionaalsus nendel erinevatel tasanditel, sellest sõltub väga palju firma edukus, sest et mis siis juhtub, kui neid tasandeid tuleb juurde nagu spetsialiste, vaheülemusi nagu tuleb juurde, et mis siis juhtub, kõik protsessid hakkavad venima. Igasugune otsustamine võtab järjest rohkem aega. Et kuidas säilitada, et firma on sama paindlik ja efektiivne, kui ta on 3 mehe firma või 10 mehe firma, kui siis, kui ta on 100 mehe firma. Olete vastuse leidnud sellele? Jah, ma arvan küll, et ikkagi sa pead viima otsustamise niivõrd selle probleemi koha lähedale kui võimalik, et kui sa oled mister kõike teadja, kes käib ja kustutab tulekahjusid ja mister probleemide lahendaja, et siis see firma ei saa kunagi efektiivselt toimida. Sa pead ikkagi suutma delegeerida ja et panema postidele inimesed, kes suudavad vastu võtta kohtadele otsuseid ja tegutseda, kes ei vaja nagu käehoidmist, kelle tööd ei ole vaja üle kontrollida, üle teha.